Hoia seda usku, et sinu anded, sinu võimed, kui sa neid realiseerid, siis sa oledki kõige imelisem kingitus maailmale, mis sa olla saad. Mida sa ütled siis nendele inimestele, kes praegu justkui tunnevad, et nad ei ole vabad, nad teevad midagi sunniviisiliselt. Lisaks need noored, kes praegu just peale meie sellist vestlust tahaksid ettevõtlusega algust teha, milliseid põhimõtteid sa võiksid neile nagu anda või mida sa ütleksid neile? Kõige esimene oluline põhimõte on see, et ma usun, et meil kõigil on mingid erilised anded ja võimed ja neid andeid on palju. Küsimus on lihtsalt, mis andeid, tugevusi sa endas arendad. Alustame sellest baasist, ehk meil kõigil on mingi võimekus teha asju päris hästi. Nüüd küsimus on, kas selles hetkes, kus ma praegu olen selles töös, kus ma olen, kas ma saan neid andeid rakendada. Ja siis on see järgmine asi, et kas ma saan siia panna rohkem armastust sisse sellesse tegevusse. Ja kui ei saa, kas ma saan, kuhu ma tahaksin seda armastust mujale panna. Et minu turvaline stsenaarium on hakka selle muu asja kõrvalt arendama mingit uut valdkonda, kus sa katsetad, kus sa proovid ja vaatad, kas sa seal saad nagu seda armastust peegeldusena tagasi. Et need on need esimesed sammud, aga enda sees hoia seda usku, et sa oled inimene, kellel on maailmale midagi pakkuda. Hoia seda usku, et sinu anded, sinu võimed, kui sa neid realiseerid, siis sa oledki kõige imelisem kingitus maailmale, mis sa olla saad. Ja hoia seda usku, et enda kallal töötades, ennast teostades, enda üle reflekteerides, ennast paremaks treenides, on sul võimalik teha nii, et homne on parem kui eilne, et järgmine aasta on parem kui möödunud aasta, et see uskumine, et selles on see võimalikkus olemas. See on nagu see esmane vundament baas. Kui usk on olemas, siis on meil võimalik hakata liikuma, tegutsema ja siis meil oleks vaja enda ümber siis lihtsalt inimesi, kellega koos me saame seda jõudu, kellega koos seda indu hoida. Ja mina ise ka olen aastate jooksul on olnud nagu madalseise, kus ma olen pidanud otsima nagu seda jõudu kuskilt väljaspoolt. Mina enda jaoks tegingi selle inspiratsioon.ee keskkonna, kus ma kogusin asju, mis mulle jõudu andsid, et leia enda jaoks need podcasti kanalid, asjad, mis jõudu annavad ja mis kõige tähtsam, mine ja proovi iga päev vähemalt natuke teha seda asja, mida sa usud, mis võiks see sinu järgmine asi olla, kus sa tahaksid edasi kasvada, sest see annab sulle nagu jõudu, isu, et edasi liikuda. Me ei pea 24/7 olema vaimustuses, tundma ülimat vabadust enda elust, aga me võiksime tunda, et selles 24/7 on mingid hetked, kus me vähemalt ise usume, et see ongi see, mida me tahame teha, see ongi see, kuidas me saame parimal moel panustada.